sügaval kehas elab hing. Keegi pole teda veel näinud, aga kõik teavad, et ta on olemas. Ja mitte ainult ei teata, et ta on olemas, vaid teatakse sedagi, mis on tema sees. Hinge sees, tema keskel, seisab ühel jalal lind. Lind, kelle nimi on hingelind. Ja ta tunneb kõike seda, mida meiegi tunneme. Kui keegi meile haiget teeb, hakkab hingelind mööda meie keha igas suunas sinna ja tänna ringi tormama ja tal on väga valus. Kui keegi meie peale vihastab, tõmbub hingelind endasse ja on vait ja kurb. Aga kui keegi meid kallistab, hakkab hingelind, kes elab sügaval meie kehas, kasvama ja paisuma, kuni ta täidab peaaegu kogu meie sisemuse. Tal on nii hea olla, kui meid kallistatakse. Kui keegi meid nimepidi hüüab, jääb hingelind hästi tähelepanelikult kuulatama, kindlaks, mis hüüdmine see niisugune on. Meie kehas sügaval elab hing. Keegi pole teda veel näinud, aga kõik teavad, et ta on olemas. Ja veel kunagi, mitte kunagi pole sündinud inimest, kellel poleks hinge. Sest hing tuleb meie sisse sel samal hetkel, kui me sünnime, ega jäta meid maha mitte korda, nii kaua, kuni me elame. Inimene hingab teda nagu õhku oma sünnihetkest kuni oma surmahetkest. Muidugi tahate nüüd sedagi teada saada, millest hingelind on tehtud. See on imelihtne. Ta on tehtud paljudest laegastest. Neid laekaid ei saa niisama kergesti avada, sest iga laegas käib lukus võtmega, mis sobib ainult talle. Ja hingelind on ainus, kes saab avada oma laekaid. Kuidas? Ka see on imelihtne. Oma teise jalaga. Hingelind seisab ühel jalal ja teise jalaga, mis on puhkeajal kõhu all konksus, keerabki ta selle laeka võtit, mida ta tahab avada. Tõmbab käepidemist ja kõik, mis seal sees on, pääseb kehasse valla. Nüüd pole enam raske taibata, et iga inimene erineb teistest selle hingelinnu pärast, kes on tema sees. Kui mõni lind avab kohe hommikul rõõmulaeka, valgub rõõm sealt inimese kehasse ja inimene on rõõmus. Aga kui mõni lind avab vihalaeka, valgub viha sealt välja ja võtab inimese oma võimusesse. Ja kuni lind pole laegast uuesti kinni pannud, inimene kogu aeg vihane. Kuri lind avab ebameeldivad laekad. Hea lind valib niisugused laekad, mis teevad head. Mõnikord võib inimene ise valida ja linnule märku anda, missugust võtit keerata ja missugust laegast avada. Aga mõnikord otsustab lind meie asemel. Näiteks, inimene tahab vait olla ja annab linnule käsu avada vaikimise laegas. Aga lind avab omaenese tarkusest rääkimise laeka ja inimene muudkui räägib vastu tahtmist. Või teine näide.
Inimene soovib teisi kannatlikult ära kuulata, aga lind avab hoopis kärsituse laeka, mis teeb inimese kärsituks. Ja võib juhtuda, et inimene on kade, ilma et ta seda üldse oleks kavatsenud. Ja võib juhtuda, et inimene teeb teistele halba just siis, kui ta tahab neid aidata. Sest hingelind ei pruugi alati sõna kuulata ja valmistab inimesele mõnikord palju tüli. Aga kõige tähtsam on lindu hästi hoolikalt tähele panna. Muidu võib juhtuda, et hingelind hüüab meid, aga meie ei kuule. Kahju. Ta tahab meile rääkida meist endist. Ta tahab rääkida meile tormudest, mis on lukustatud tema sees asuvatesse laevastesse. On inimesi, kes kuulavad teda sageli. On inimesi, kes kuulavad teda harva. Ja on inimesi, kes kuulavad teda ainult üks kord elus. Sellepärast tasub, kas või hilja öösel, kui ümberringi on vaikne, kuulata tähelepanelikult hingelindu, kes on meie sees, sügaval meie kehas.